Läbiminek Jordanist 1451 aastat enne Kristust. Teekonnal Jeeriku poole tuli Iisraeli rahval ületada veetõke. See on Jordani jõgi. Joosua teatas rahvale, et Jumal on tõotanud neile ohutu läbimineku jõest ja võidu 7 rahva üle. Jumala tõotuse alusel käskis Joosua preestritel, kes kandsid seaduselaigast, minna rahva ees ja astuda esimestena Jordani vette. Nii pea, kui preestrite jalatallad laskusid vette, katkes Jordani veevool. Vesi jäi seisma nagu paisu taha. Nüüd hakkas kogu rahvas mööda kuiva jõepõhja teisele kaldale minema. Ülemineku ajal seisid preestrid seaduselaigast hoides keset kuivanud jõesängi. Joosua käsul võtsid 12 meest, kõikide Iisraeli suguharude esindajad, igaüks ühe kivi Jordani jõest selle ime mälestuseks. Kui kogu rahvas oli jõudnud üle jõe, käskis Joosua preestritel koos seaduselaekaga jõesängist välja tulla. Kui preestrid kaldale jõudsid, hakkas vesi jões voolama nagu ennegi. Jordanis kaasa toodud 12 suurt kivi pani Joosua püsti Gilgalis, kus Iisraeli rahvas järgmisel ööl puhkas. Joosua ütles Iisraeli rahvale: kui teie lapsed tulevikus küsivad nende kivide kohta, siis vastake, et Iisrael läks kuiva mööda läbi Jordani, sest Jehova, teie Jumal, kuivatas teie ees Jordani vee, kui te olite läbi läinud. Jumal tegi sama ime ka 40 aastat enne seda Punase merega. Ta tegi seda, et kõik rahvad maa peal mõistaksid, et meie Jumal on kõikvõimas ning et te tunneksite aukartust tema ees. Ja sellest loeme Joosua raamatu 3. ja 4. peatükist.